kepp laias joas. Ja lamp ei kustunud, vaid sinu pärast mu väikses toas. Kui armastada sind, siis kunas. Kunas, kui mitte nüüd. Ma ootan, kuni väiksed tõrud sirgunud on suureks puuks. Mu pilk on märg, mu salajõud on virgunud. Mu hing jääb truuks. On pühasid valdkondi, mida ei tohi puudutada, kui nad lakkavad pühad olemast. Nad lakkavad allikad olemast. Ka iseennast ei tohi puudutada kalkuleeritud mõttega, arvestatult. See on veel hullem. See tapab enam. Milline on Petti Alver? Seda ei oskagi öelda. Oskaks vaid öelda, milline ta ei ole. Ei ole näpits prillidega, nii et klaasid on raamideta, aga näpiks on kuld. Ei tunne luuleõpetuse solfeggio, ei tantsi kuristikudel. 2 × 2 ei ole alati 4 ja armastab lilli, nagu kõik naisedki. Üksikutel on see vägi ja võim, nagu üksikutel näitlejatel on see vägi ja võim sõna sellisel kujul elavaks teha. Üksikutel on see anne teha tajutavaks, mis on tõeliselt suur luule, mida tähendab luuletaja missioon ja mida tähendab Petti Alver. Just tema ise on kord öelnud. Tähtsad mõtted riisuvad rahu. Segased sumbuvad unustusse. Tähtsaimad aga ei mahu kunagi sõnusse. Poeetidega juhtub seda vahel. Kui on tähetund. Niimoodi kirjutas suurest luuletajast kord Voldemar Manso. Head mõttekaaslased, meid on nuheldud ja õnnistatud tähetunniga. Tere taas kord tulemast Jõgevale. Head sõbrad, on aeg saada tuttavaks meie seekordse akadeemiaga. Näitleja, teatripedagoog Toomas Lõhmuste. Palun tulge ette ka. Tallinna Ülikooli teadur Rain Mikse. Raadioajakirjanik Märt Treier. Näitleja Alo Kõrve. Näitleja Maarjus Pärn. Näitleja, näitekirjanik, stsenarist Martin Algus. Teatrimees, poliitikamees, sõbramees Jaak Kallik. Režissöör, lavastaja Gerda Kordemets. Näitleja, lavastaja, teatripedagoog Karmen Tabor. Näitleja Küllike Saldre.
kirjanik Leelo Tungal. ja žürii isiklik sekretär ja korrapidaja õpetaja Kristiina Oomer. Korrake minu ääre. Räägi tasa minuga. Siis mu kuulmine on ergem. Räägi tasa minuga. Tasa taivata on kergem. Inimrõõmu, hingehärme. Tunnen, taban läbi tuule. Ainult surnud sõnalärmi. Kuuldeski mu kõrv ei kuule. Tänan. Sel aastal tunnustab MTÜ Tähetund üht väga erilist noormeest, kes tundub, et on aegade algusest kogu hingega kõigi meie tegemiste sees, juures ja abiks olnud väga suure südamega inimene. Palume siia lillikapüüde vilistlane, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia teatritudeng Taivo Pärnamets. Sõna on Jõgeva maavanemal härra Viktor Šatissovil. Tere teile ja rõõm taas teid Jõgeval näha. Lugupeetud Tähetundi juhatuse liikmed, austatud žürii ja head luulesõbrad. Hea mõte ja head lood sünnivad meil kõigepealt peas. Ikka heade inimeste peas. Alles siis saame me neid kas lugeda, vaadata või nautida laualaudadel. Et midagi kirja panna, selles on vaja kirjutusvahendit või kaasajal arvutit. Peeti Alvar kasutas sulge ja sulge kastis tindikotti. Tänagi üks juhatuse liige Maivo Valman näitas mulle oma käsi ja nii nagu Palamuse esimese koolitunnis klassi õpilaste ausalt öeldes ma alati tunnen muret natukene mis emad teevad lastega, kes on natukene sulge käes hoidnud. Maivo käed on täna samasugused, ei tea kus tava ta saab käed muutaks saama. Aga nii ta paraku on. Ma ei tea, kuidas oli Peeti Alvari käed, kui ta oma lugusid kirjutas. Aga ta kasutas ühte, viimase aastakümnetel kasutas ühte konkreetset tinti. Et ja silmast on keegi tarpija, kes oskab ka öelda, mis firma tinti ta kasutas. Meie maakonna akadeemik tõi talle seda regulaarselt Inglismaalt. No ei tule kohe meelde, kasutas. Ütles, et vene tint ei pidanud sobima, ta rääkis meie akadeemik Hans Küüts, et vene tint ei pidanud sobima ja selleks Parkeri tint sobis väga hästi. Ja tänase päeva puhul ma meie juhatuse liikmetele, Tähetundi juhatuse liikmetele kingin
veidi rohkem kaasaegse modifikatsiooni kirjutusvahend, Parkeri kirjutusvahendid. Palun 3 juhatuse liiget kõik siia. Žüriile, et tänase päeva puhul, et ikkagi need magusamad hinnangud tuleksid, siin on 7 lemmikut sees, nad neid on natukene rohkem, aga igati kuidagi omavahel ära. Nii et palun žürii esindaja kõik siia. Ilusen tuulepäevi teile kõik. Palume Jõgeva linnapea härra Raivo Viitus. Aga rõõm on teid taas Jõgeval näha tänastel luulepäevadel ja tõesti, kuna see toimub 24. korda, siis see on rõõm kõigile. Ja kui enne noored esinejad ütlesid, et see on nagu rõõm ja kuidagi nagu kurbus, et me seda peame tegema, siis ma arvan, et seda kõik see tegijad teevad seda rõõmuga ja saavad edaspidi järje. Et kuna ta on 24. kord ja Peeti Alver saab 110 aastat, ta poleks saanud 110 aastaseks, siis iga aasta on ju erinevad teemad. Ja ma usun, et teemad on pakkunud kõigile midagi ja unustamatut. Ja ma usun, et ka kindlasti seekord on midagi sellist, mida tasub jäädustada, mis jääb meelde ja alati meenutada. Ma tänan kõige südamest korraldajaid, kindlasti mul üle ka väikse kingituse nagu kompleks. Aga hea meel on näha teid noori pigem, kes näevad, et Peeti Alver on väärt seda, et kokku panna luuleteater ja seda kõigile ka esitada. Ja seega seonduvad muidugi žürii, et tore on teid näha kõiki siin ja kuidas te jagasite ära, kes saab selle paki. Kõik näed üksteise peale näpuga, sina mine. No, ma ei tea, kõik on ju tore, et me oleme olemas siin. Ja ma tahakski anda praegu üle siin väikse energiapommi korraldajatele, et seda energiat jätkuks, seda oleks olemas ja kindlasti igal tuleb. Et ilusad luulepäevi teil kõigile. Head inimesed, paneme vaikselt aja seisma, et tunda rõõmu luulest ja üksteisest. Esimene etendus algab 13 minuti pärast kell 12:30. Kohtume taas.